23. aprillil 2010 korraldasid Kultuuriühing Eesti Fotofestival MTÜ ja Ilidan OÜ UV Blacklight esitluse ja fotograafia töötoa. Üritus toimus Megazone'i ruumides aadressil Madara 22A. Esinesid TTÜ tantsutüdrukud, kes olid kaetud ultraviolett kehamaalingutega, mille teemaks olid tuli, vesi ja maa. Et tantsutüdrukutest rääkides väga kihvtid nägid välja, et küsimused ongi siis natuke neid puudutavad, et kui kaua üldse võtab aega sellise kehamaalingu tegemine siis 3 tüdrukule või palju ühele inimesele? No täna oli tegelikult, saime hakkama päris kiiresti, et siin UV-värvidega tehes on natukene mõnevõrra nagu kiirem töö, et kuna efekt on siuke valguse ja ütleme, ta ei ole nagu nii-öelda siis siuke värvi joonistuse detailsuse peal, siis meil Mari ja Linda joonistasid need asjad valmis 3 tüdrukule sisuliselt paari tunniga ja seal hulgas oli siis ka nii-öelda põhja mustaks värvimine. Modellide pildistamist ja poseerimist juhendas fotograaf Indrek Mänd. Et UV-fotograafia üldse, et mis selle juures on võib-olla selline raskemini teostatav, et mis muudab ta nii eriliseks võrreldes tavafotograafiaga? No raskeks teeb ta muidugi see, et see valgus on ikkagi võrdlemisi nõrk ja et küllaltki kõrgeid isosid tuleb kasutada ja pikka eri aegu võivad kergesti ära liikuda, et selles mõttes tavaline stuudiofoto on ikka selle võrra lihtsam teha. Ja seal on pakkuda nii-öelda tavalisi vesivärve. Grimeerimisvahenditega tegeleva firma Ilidan juhataja Artur Pakas tutvustas osalejatele Kryolan UV-värve ja kõigil osalejatel oli ka võimalus neid värve omal nahal katsetada. Vaatasite Weekendist on kuldsed paaripoisid värvitud, need on need samad kehavärvidega maalitud kuldseks värvide valikut alates metallikutest. Et kui on piisavalt teadlik tarbija, siis saab täpselt seda, mida vaja on ja konkreetselt tooni pealt. Seda värvi oleks erandkorras võimalik suures kogus kastada mingi tünni sees või nii? Jaa, kindlasti. Pakuvad 5-liitrine võnistada. У меня карта полная. Сейчас придется кое-что стирать. Нас снимают? Pildistamas oli ka fotograaf Jaan Künnap. UV-fotograafia on teie jaoks vist ka võrdlemisi uus asi, et kui palju te varem olete sellega kokku puutunud? No, mõned korrad. Seda valgust on ikka kunagi kasutatud, paarides kunagi olidki ja need valgused. Seda ma olen kasutanud, aga neid värve ei ole paar korda ainult. Pärast maalingute tegemist tehti ka ühine grupipilt. Kõigil osalejatel oli ka võimalus proovida Megazone'i lasermängu. Lisage elule põnevust, ärge passige kodus, tulge kogu aeg siia. Siin on alati huvitav mängida.